tervitame teid Mustpeade majas, kus oma 32. sünnipäeva peab ei keegi teine kui Tallinna Kammerorkester. Nii tõesti on, et 32 aastat tagasi täpselt siin samas saalis tulid nad esimest korda kokku ja esitasid loo, mis tänaseks väga-väga kuulus ja see otse loomulikult, kelle pala mängiti, oli Erki-Sven Tüür. Nüüd aga tekib küsimus otse loomulikult, miks meie kaks siin oleme ja inimesed on hämmingus. Kõrgkultuuri sisse on astunud kaks inimest, kes siia absoluutselt ei sobi. Kui me oleksime näiteks läinud pubisse või mõnesse toidupoodi, mitte keegi poleks isegi pead pööranud. Aga et tulla sellisesse kohta, kus on ikkagi tippud ja tippud. Tagasihoidlik oled kuidagi, pisendad meid. Sellepärast, et Kammerorkestril on aprillis väga palju eksklusiivseid kontserte, on palju rändamist, palju esinemist. No ütleme, et kevadine päike on ju kurjakuulutav, etteaimamatu ja juhtub, et keegi jääb haigeks. No kus on mure kõige suurem? Seal ikka oleme meie olnud kõige lähemal. Kes on kõige hädisem instrumendi taga? Et meie kas on see kontrabassimees, kes on kõikuva tervisega või siin celloga natuke? No ta on meil siin jah selline lõunamaalane, et ta ei ole meie kliimaga väga harjunud, et siin on võib-olla mõistlik seda kontrabassi nagu kõigepealt hakata katma. Ja ta ei ole nii külma päikesega harju. Kuidas selle orkestriga on? Et mina olen ikkagi aru saanud, et kui emad ja vanaemad käivad kooris, siis tegelikult peamine põhjus, miks seda tehti, oli see, et saad reisida. Saad toreda seltskonnaga mööda maailma ringi käia niimoodi, et ei pea väga palju võib-olla iga reisijast maksma. Et kas teil on ka reisimist palju? See on kindlasti üks selline positiivseid punkte, et Kammerorkester on väike kollektiiv, mis tähendab, et meid on palju lihtsam liigutada kui mõnda suuremat. Seega me käime ka üsna palju ringi nii Eestimaal kui ka välismaal. Mis puudutab nüüd seda aastat ja Arvopärvi 90. juubelit, siis ootavad meid ees turnee koos Eesti festivaliorkestri ridades Euroopasse, samas ka meie enda kontsert Carnegie Hallis Ameerikas. Ah soo, Carnegie Hall, jah. Ja see võiks ju täitsa olla selline koht, kus üks meist kahest Robiga kaasa lööb. Kui te arvate, et te olete ainukesed, kes selliseid pakkumised teinud, siis te eksite rännata. Kuidagi oli tunne jah, et vaadates Jüri otsa, et sa oled seda küsimust enne ei kuulnud. No aga ei, aga me näitame ära, mis me suudame. Võib-olla te lausa palute, et me tuleme kaasa selle kõigega. Mis me siis teha saaksime? Kõigepealt tuleks ikka alustada sellest sünnipäevalaulust, kuna tegemist on ka meie sünnipäevaga täna siis. Sünnipäevalaul? Ja see on absoluutselt meie orkestris see on eriline, see on Riho Pätsi Oli Oila, see ei ole tavaline standard, vaid see on eestipärane sünnipäevalaul. Ja täna kõlab see siis meie orkestri auks ja teil on siis suurepärane võimalus sellest osa saada. Vägev. Ja me ütleme ka niimoodi, et võib-olla me isegi suudame midagi juurde anda. Kus me pihta hakkame? Kas see on lihtne pill, mida mängida? Ei ole, aga ma räägin aina natukene eesti keeles. Pole üldse küsimus. Ma olen pärit Itaaliast. Mängime. Ja miks sa Eestisse tulid? Ma ei tea. Ma ei ole kontrabassi mitte kunagi nagu julgenud katsuda, sest sa annad nii kergelt see minu kätte. Võib-olla see oli hea mõte. Kus ma hoidma panen üldse, mis see asend peaks olema? Enda puusa peale, jah? Aga kus sa sõrme paned? Sa paned täitsa suvalisi kuskil, siin ei ole ju. Ütle, mille peab panema. Ma ütlen ausalt, selle liigutusega, aitäh teile. See aplaus on enne, et kui sellise liigutusega saaks nagu orkestrisse, siis oleks orkestrid umbes 1000 liikmelised. Kas niimoodi ei saa, ma teen ainult seda? Sest ma ju tean, millal ma seda juurde panen siis, kus kohas see oli üldse. Kas nooti ei ole kuskil? Mul tuleb meelde, miks ma klaveriõpingut pooleli jätsin omal ajal. Nii 2 korda panen siis nagu lahtiselt, siis panen 1 korra sõrme peale ja see noot on siis A-noot, jah? Mille järgi sa vaatasid, kus see sõrm olema peab nüüd? Ühtegi märki ei ole. Kaua sa mänginud oled kontrabassi? 20 aastat. Selge. Ma loodan, et see ei jäänud kaamera peale. 2 miljonit oleks läinud. Kui palju see pill maksab? Ma ei tea, aga 30,000. 30 000 ja see on umbes siis nagu lastepill, millega lapsed õpivad, jah? Kui sobib teile, ma mängin ette, mis ma oskan, ja siis vaatame, äkki saab hiljem teha nagu päris kontserdi ka. Ma ei kuulnud ühtegi asja, mis te mängisite. Mingi hetk ma kuulsin instrumenti olid juurde, aga ma lihtsalt mõtlesin, et no see koht on kõige tähtsam koht mu elus praegu. Soojendus on tehtud, et ühel hetkel ma võiksin vähemalt teie nagu orkestranitele sünnipäeval liituda. Inimesele, kes ei ole võimeline ühtegi pilli mängima, on vist päris keeruline leida
koht orkestri koosseisus? Selles mõttes selle kohta räägitakse ühte anekdooti, et viiuldaja mängib üle halvasti ja siis dirigent rauskab tema peale, ütleb, et kuule, kui see niimoodi mängib, siis võtame su pilli käest, anname 2 keppi ja lähed löökpille mängima. Löökpillimängijad omavahel sosistavad, et no ja kui seda ka ei saa, siis võtame ühe ära ja paneme dirigendiks. Nii, et tundub, et meil on ikkagi sulle koha leidnud. Nagu ringiga tagasi, eks ole, nii et ma saan siis kätte 1 kepi. Igasugu mehi on, kes erinevate asjadega dirigeerivad. Ma saan ühe väga väikse pliiatsi. On mehi, kes ka hambaorgiga dirigeerivad. Tõsiselt? Jah, aga õnneks neid enam väga palju ei lasta lavadele. No põhiline on see, et mängijad mängima saada. Mis tähendab seda, et sul peab olema väga selge tunne sellest, et kuidas lugu minema hakkab, mis tempos ja selleks oleks vaja nagu sellist toredat asja, mida saksa keeles nimetatakse Auftakt. Vana ja Auftakt. Nii, sa tahad, et ma teen seda kuidagi oma loomulikust intelligentsist või sa näitad mulle ette? Turvaline on võtta 4 kõmm. See on nagu Harry Potter. No nii, lavale. Juba ongi ja, juba selge. Nad ju ei jälgigi mingi. Aga tead, see ongi suur osa dirigendiks olemisest on see, et sa paned nagu loo käima ja siis edasi on nagu lihtsalt selline annad nagu sellist isiksust ja seda karismat, mida aga kuidas ma saaksin nii teha, et nad ühel hetkel näiteks lõpetaksid ära või siis tempot juurde? No hakka kiiremini mehkima ja suuremalt. Vaatame, mis juhtuma hakkab. Suur rõõm, minu nimi on Jüri. Mina olen täna teie dirigent. Proov ei saa olema kerge, sellepärast, et meil on vaja maa mängida üks võimas pala. See on sünnipäevalaul. Kvarteti seas on ka üks inimene, kes teeb seda esimest korda ellu. Kes? Igal juhul. Auftakt, eks ole. Ärme palun hakka varem pihta, kui auftakt on lõpule jõudnud. Ja siis 3. auftakti liigutusest palun hakkame mängima. Kas sina oled valmis, härra? Ei, nagu paljuks läheb ka. Käib kah on teie orkestris põhitermin? Nad lihtsalt tahavad, et see asi saaks läbi juba. Nii, kes mul tuli ootamatult, mul oli pinge. Ära jama, oota autakti. Korrad oli aplaus praegu tulnud. Ei pea aplodeerima. Ma ei taha siin majas haletsust aplausi. Nii, Robert, no mis siis valesti läks praegu? Miks ma ei saanud kohe aplausi? Õrna hingega oli kuidagi see sünnipäevalaul. Ma ei saanud aru, kas see on sünnipäev või on mingi kurvem üritus. Et natuke tundus nagu viimane sünnipäev. Võib-olla jah, natuke selline. Seda me ei taha. Kas vahepeal võib dirigent nagu häälega kaasa minna? No kurat juurde! No, pannakse pahaks. On olnud nii? Kui keegi üldse ei saa, jah? 1, 2, 3. Vaatasid, et lunisid välja selle aplausi ja oskasid juba inimestele pöörduda. Jah, kas see oli minust kasu? Teeme nii, et me ei valeta näkku inimesele. Härra dirigent, kas saaksite vahepeal juhendada mind selle konkreetse partiiga? Mul natukene on siin segadus, et kus... Siin ei ole see lugu konkreetselt. Ja, aga ma tahaks teise loo kohta küsida, et see 4. takt ajab segadus, saad sa kirjeldada, mis seal toimub? Ei. Mis noot see siin on? See on 3/4. Ja, aga enne seda? See on tühi noot. Ja, ei. Mis see on siis? See on bemoll. Miks? Vasta küsimusele, miks? Miks ta on seal? Oota, aga mis sa nüüd siin nii targutad? Ei, ma lihtsalt. Mis see on? See on pausimärk. Pausimärk, jah? Ah soo, mis see on? See on ka pausimärk. Palju neid pause sa oma arust pead siin tegema? Ma ütlen ausalt, see on väga palju pausimärke on. Mis see on? Siinoot. Mis veel vaja on teada? Küsi veel midagi, sõbrakene. Nii, ja mis see on? See on pitsa, on ju? Ei ole, siin ei ole ju pitsa. See tähendab ju ilmselgelt mingit seda näppimisosa, et ei pea poognaga tegema. Tähendabki või? Täitsa lõpp, mis teadmised. Kuule, küsi veel. Kuule, aga dirigent ei peagi nooti lugema. Dirigent peab andma emotsiooni. Ainult emotsiooni. Teeme isegi lõpu puraka niimoodi, et sa näitad kõik, mis sul on. Ega mul muud ei ole ka peale selle. Müts maa. Aitäh. Nii, auväärne publik, keda siin on täpselt 5 inimest. Suur au on teiega koos olnud olla siin. Sünnipäevalaul ja natukene kiiremas versioonis, kui me seni oleme seda teinud.
Aplaus ei peatu vist, või noh. Väga tänan. Jah. Hämmastav, mida saab teha, isegi siis, kui sa mitte midagi ei oska. Mul on selline tunne, et nagu ma olingi osa sellest kõigest praegu. Kuidas saab, kui ma hakkan rokkima laval, kuidas ma keerutada võin? Ja ühesõnaga, sisuliselt sa rikkusid kõik, mis sa seni tegid. Ära praegu sellega. No Robert, mis sa ütled lõpetuseks? Et mis hetkel me siis teise Robertiga kohale tuleme ja ma ei tea, palju üldse palka saab? Peaks ütlema, et algajate kohta ikkagi väga suured edusammud mõlema puhul ja just eriti ma tahan öelda ka dirigendina, sul on nagu potentsiaali küll. Noh, väga tore. Aga ja loomulikult ootame teid ja kõiki ka teisi siia kuulama. Me siin samas saalis juba 12. aprillil esineme koos Lõuna-Aafrika päritolu Xandi Van Dickiga, kes mängib violat ja dirigeerib. Väga põnev kava. Samal ajal? Teeb ka mõlemat, jah. Samuti ka 17.–18. aprill ootame James Macmillani Stabat Materile, mis on koostöös Eesti Filharmoonia Kammerkoori ja Tõnu Kaljustega. Hoidke silmad kõrvad lahti, meil on kontserte iga nädal. Igal juhul ja mine tea, võib-olla ühel hetkel tulete kohale, olete pileti eest maksnud ja näete suure hämminguga, et see mees on täpselt selle pilli taga tegemas neid liigutusi. Ja see kõik, mis mul on. Rohkem mul ei ole pakkuda. Aitäh!